Tartu loodusmaja eestvedamisel on paljud lapsed saanud veeta aega maal ja õppida ununema kippuvaid talutöid. Tegemist on siis Tartumaa Arendusseltsi kaudu tehtud projektiga noorgiidide juhendamisel tutvuma Tartumaa loodus- ja talutöödega. Ja seda rahastab siis PRIA liiderprojektist. Ja siin on plaanis siis 12 erinevat väljasõitu erinevatesse Tartumaa valdade taludesse, pluss 2 erinevat laagrit. Ja helireha on see. Projektist võtavad osa noorgiidid, kellel on võimalus oma teadmiste edasiandmist praktiseerida. Eelkõige 3. kuni 6. klassi õpilastele, kes on Tartust või Tartumaalt ja on seotud Tartu loodusmajaga. Minu roll on siin olla abiks vihtede tegemisel ning õpetan neile ka koos teiste noorgiididega taimi, puid ja põõsaid. Teeme saunaviha ja siuke, et kui ikka vihutad, siis on jälg ka järel aga pärast seda on see ikka päris mõnus ikka on ja kasulik. Noored saavad külvata seemneid, ehitada linnumaju, tutvuda taluloomadega ja teha muud põnevat, milleks linnaruumis võimalused puuduvad. Eesmärk on eelkõige see, et noored vaataksid, mida tehakse Tartumaal taludes tänapäeval, praegu, milliseid töid seal toimetatakse ja õpiksid ka ise teatud talutöid tegema. Vähk võib minna, aga siis ta teeb selle augu vähemalt poole suuremaks. Täna olid siin Tartu maakonna õpilased Kamariku talus tutvumas maaeluga. Matkasime, ajasime lambaid ühest koplist teise ja õppisime erinevaid põllumajandusmaastikke linde tundma ning tegime pesakaste. Noortele meeldib ikka tegutseda, et inimene ei suudagi minu arust 4 seina vahel alati olla, et nagu öeldakse, et siis liikumisega arenevad mõtted ja tekib rõõm. Laste jaoks on avastamist küllaga ning noored eelistavad oma sõnul tulla maale loodusega sõbrunema, selle asemel, et kodus arvuti ees istuda. No see on tore ja siis me saame teiste inimestega kohtuda ja siis on nagu, siis ei pea sa igavlema kodus. Järve põhjast püüdsime kahvaga neid erinevaid veelustikke ja leidsime hästi palju erinevaid väikseid loomi. Ja me saime siis vesilikku ja saime puruvanasi hästi palju. Ja selle proovi siis lähete kallate oma kaussi. Neile väga meeldib just see vee ääres toimetamine, kuna täna on nii palav ilm, siis on neile puhas boonus. Saavad ujumas käia, kui soovivad ja ka jahutust. Projekti eestvedaja Signe Söömer rõhutab loomade olulisust laste harimisel, kuna nemad suudavad aktiivsete laste tähelepanu paremini köita kui inimene. Ma arvan, et ikkagi loomad on need. Et kõige olulisem on, kui selles talus on kas või 1 või 2 looma, et ma arvan, et ka meie projektiga kaasatud erivajadustega noored on olnud tegelikult kõige tänuväärsem publik sel juhul või tänuväärsemad tegijad sel juhul, kui on kaasatud loomad. Et olgu need siis ponid või lambad või koerad või kassid või küülikud. Et kui üks muidu väga hüperaktiivne poiss suudab 3/4 tundi lihtsalt suurt Angora hiidküülikut süles hoida ja paitada, siis on see päev korda läinud. Projekt on tänuväärne noorte loodusesse tagasitoomisel ning loodetavasti jätkuvad sarnased projektid ka tulevikus.